6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käik on ikka jälle tagasi eetris. Seekord siis hooaja 11. etapi eel Türgi ralli on sel nädalavahetusel algamas ja nagu ikka oleme siin Raul Oessar ja Karl Kruda neid ralli asju arutamas, aga seekord siis esimest korda siis selle hooaja jooksul üldse niimoodi, et mina olen siin stuudios, aga Karl, sina oled koha peal Türgis. No räägid, oled sa kuskil basseini ääres praegu pikutamas või oled juba kuskil metsade vahel või linnas seda esimest publiku katset ootamas? Tervitused ka minu poolt, et ei ole veel sinna linna äärde täpselt jõudnud, et olen kuskil veekogu ääres, Vahemere ääres siis, ja vaatan siin seda ilma ja ilusat päikest, et liigun ka õhtuks linnakatsele ja poodiumile vaatamaks seda, kuidas antakse see start sellele rallile. Ma pean tõdema, et ma ei ole isegi ammu käinud, et selline natukene oli vaja juba kuskile rallile minna vaatama, sellepärast et igatsus hakkas tekkima juba nii suur, et ma viimati käisingi vaatamas suurt MM-i alles eelmine aasta Rootsis. Vahepeal on nii palju muid toimetusi olnud, et ei ole jõudnud jälgida ja võib-olla see WRC Plus on ka andnud nii suure nii-öelda positiivse külje sellele asjale, et ta tegelikult sul on kõik asjad kodus käes ja eks mugavus on ka inimesel alati selline lisafaktor, et aga nüüdseks võtsin jalad kuhvalt välja, olen siia jõudnud ja saan ka siit poolt anda neid kohapealseid kohapealseid huvitavaid seiklusi ja mis siin toimub ja milline see rahvas siin ümber on ja milline see melu üldse siin välja näeb. Oled sa endal nädalavahetuseks juba mingisuguse plaani paika pannud, et seda katset lähed sealt kohast vaatama, seda katset sealt kohast ja siis üritan siin hoolduspargis, ma ei tea, tiimijuhtidel nööbist kinni haarata ja mida kõike veel või vaatad niimoodi, kuidas spontaanselt, kuidas juhtub? No niivõrd kuivõrd. Mul on kindlasti mingid plaanid, kus ma tahaksin jõuda või keda tahaksin näha ja kellega rääkida. Servises ma kindlasti jalutan mingi päev ringi ja lähen ka vaatama kindlasti katseid kuskile mägedesse, sest nendel aeglastel rallidel või mägede rallidel üks parimaid aspekte on see, et kui sa lähed kõrgele mäe otsa või kui sa leiad sellise hea vaatamiskoha, et siis sa näed seda autot nii pikalt, et sa nii-öelda näed mitut autot võib-olla isegi vahepeal korraga ja see seiklus sinna mäe otsa, see ronimine, et see kõik on võib-olla natukene nagu rohkem väärt kui Soome metsade vahel ühe hüppe peale minna. Et see on ka täiesti erinev nii-enda vaatamise stiil, et kõike peab jõudma ja kõike tuleb teha, kaugele on ju tuldud ja need rallijuttu tuleb ka kellegi natukene puhuda. Just nii, et loodame, et see levi ja telefoniühendus kõik seal Türgist on kenasti meil selle 3-4 päeva jooksul olemas, aga lähemegi siit edasi siis vaikselt nende rallijuttude juurde, mida sa mainisid. No siin ralli eel ikka jälle on põhiteemaks see, mis siin viimased paar kuud juba on olnud WRC maailmas põhiliseks jutupunktiks või jutuainet pakkunud. Ott Tänak 6 aasta leping. Endiselt ei ole meil ühtegi ametlikku teadet selle kohta, kus siis Tänak järgmisel hooajal sõitma hakkab, aga täna hommikul 2 väga märgilist sellist väljaütlemist siis Eesti meediasse jõudsid nii Hyundai boss siis Andre Adamo kui ka M-spordi tiimi juht Rich Millener, mõlemad siis ütlesid, et nemad või andsid märku, et nemad on ilmselt sellest Tänaku allkirja jahtimisest väljas või sellest võistlusest nii-öelda, et Adamo ütles natukene nii-öelda konkreetsemalt, Millener, ma sain aru, oli tegelikult isegi hiljem öelnud, et ta päris ei välista seda, aga ütles, et pigem on asi, näeb nagu nende poolt vaadatuna halb välja, et nad panid selle Ožee hooaega nii palju raha sisse, et ei ole praegu mõistlik ühe sõitja peale nii palju kulutada, nii et mingil määral tundub, et ikkagi Toyota sinna sõelale on jäänud, samas Tänak ise selle Türgi rallieelse pressikonverentsil tegi ka ju päris huvitavaid väljaütlemisi ja vaatasin selle videost, ütles täiesti niimoodi, et asi on endiselt lahtine, variante on laual päris huvitavaid, see oli selline tsitaat põhimõtteliselt inglise keeles, ja siis ütles, et valikuid on rohkem kui 1, aga vähem kui 5, et mis me sellest kõigest arvata võime? Ma arvan, et sellest võib kõike seda järeldada, et tal ei ole veel kuskile lepingule allkirja alla pandud ja ta on piisavalt tugevas positsioonis, et neid arutelusi läbi veel viia ja neid arutada ja kokku kirjutada siis kõige nii-öelda kasulikum ja diil, et üldse nii-öelda mitmeks aastaks, kes sul tiimikaaslased on, et sul oleks otsustusvõimet, et ta on ennast nii tugevasse positsiooni mänginud, et
et tema on ikkagi see, keda tahetakse veel hetkel, mitte ta peab ukse taga käima kraapimas ja koputamas, et võib-olla on see, keda sa tahaksid. Selle peale ütleme, et uus hooaeg hakkab uuel aastal ja kui midagigi siis ei juhtu või jääb midagi vakka, siis ega Toyota on ju väga hästi hetkel käitunud ja ta on selles mõttes on tal natukene nii-öelda nagu seljatagunen turvaline. Ma usun, et see leping ka varsti tuleb. No loodame, et Tänak ise ütles, et loodetavasti tuleb siis enne Monte Carlo rallit, et alustasime sellega, et loodetavasti tuleb enne Soomet, nüüd on, et loodetavasti tuleb enne uue hooaja esimest rallit, et mis iganes sealt tuleks, Monte Carlo ralli, kusjuures ju ametlikult ei ole veel ju kinnitatud isegi seda järgmise hooaja kalendrit, see on meil ju teine teema, mis põhimõtteliselt on nagu siuke never ending, et ei ole seda kinnitust veel tulnud ja loodetavasti see varsti ikkagi lõpuks tuleb. Eks meil mingisugune ettekujutus on, mis seal võiksid olla, siin vahepeal liikusid ka päris siuksed tugevad kuuldused juba, et mis sealt välja on jäänud ja mis sisse tuleb, kiirelt nimetame siis ära ka, et Austraalia asemele Uus-Meremaa, Korsika asemele Jaapan ja Türgi asemele Keenia, ehk siis Saksamaa jääks, millest me rääkisime siin eelmise ralli ajal ju, või ralli eel, et äkki see Saksamaa ralli on praeguses variandis viimast korda toimumas, aga tegelikult tundub, et ei olnud. Hoopis see Türgi ralli, kus sa praegu oled, on ilmselt ohus. Eks seal on omad põhjused ka, sellest me ilmselt veel rääkida jõuame, aga Tänaku juurde tagasi tulles, siis ma hakkasin mõtlema, et kui ta ütles, et mitu varianti on veel laual, et lihtsalt tuli niisugune pähe mõte, et ma ei ole seda kuskilt, ma ei tea, mingisugust salast infot kuulnud või kellegi midagi sellist kuulnud, aga lihtsalt hakkasin ise oma peas mõtlema, et kas midagi sellist ei ole võimalik, et Tänak näiteks läheb sellist Nico Rosbergi teed, et kes vormel 1 ju tuli maailmameistriks ja pärast seda otsustas ootamatult karjääri lõpetada, et ma ei räägi, et Tänak või kindlasti peaks nagu karjääri lõpetama pärast seda, aga võib-olla võtab vaheaasta ja tuleb 2021 tagasi, siis kui need uued regulatsioonid on, midagi sellist. Arvad sa, et midagi sellist on üldse võimalik? Või on Tänak, ütleme nii, rallis sees, et armastab seda asja nii hästi, et see ei ole variant? See on tõesti tegelikult väga huvitav mõte ka sul, Raul, et see kõik on võimalik, seda on ju ajaloos nähtud võib-olla teistes spordialades ja vormel 1 siis nagu just täpselt nagu sa mainisid, kui sa saavutad selle asja ära, mille järgi sa tegelikult tuled või mida sa oled lapsest peale ihaldanud, et ma tahan olla maailma parim või maailma kiirem ja selle enda jaoks nagu ära tõestada, et võib-olla see pinge nagu siis ühest hetkest nagu kaob ja teises otsast jällegi alustades seda asja, et on seda aastaid on nagu sõidetud rallit ja nii-öelda ja need aastad on ju tegelikult päris pikad selles mõttes, et aega kulub palju ja nüüd siis, kui on 2 last ka veel perekonnas ja perekond veel kasvab, siis see võib kõik aeg variant olla, et see võib olla ka hoopis pommuudis, aga mine sa tea, see on muidugi selle mehe otsustada ja ma usun, et kui sa ikkagi oled nii lähedal tiitlile, mida hetkel veel ei ole, aga suure nii-öelda tõenäosus, et see tuleb on päris suur, siis sama nagu on Sebastian Loeb või Sebastian Ogier, siis ühega ju tegelikult piirduda nagu ei sooviks, tegelikult tahaks ju proovida kaitsta ka, et kas oled endiselt veel parim, et mis see lõpptulemus seal on, ei oskagi nii-öelda omast pealt nii-öelda vastata, aga see võib tõesti põnev hetk olla, jällegi natukene selline närvikõdine. See ühest küljest nagu seletaks seda, et miks see asi on nagu nii palju venima jäänud, et vahepeal sul tuleb seal, tundub, et meretuul tuleb siia kõrvaklappidesse meile ka, aga see seletaks natuke seda, et miks see asi on nii palju venima jäänud, et võib-olla ta enne ei tahagi asja nagu uue hooaja asju ära otsustada, kuni on selge, mis sellest hooajast üldse tulemuste mõttes saab, aga eks me seda siin praegu ei tea ja jääme huviga ootama, mis sealt saab, et tahaks ikka loota, et Tänak muidugi võistleb järgmisel hooajal ja võistleb uuesti tiitli peale, aga mine tea, kunagi ei tea, mis teise inimese sees toimub ja tõesti võib-olla kui igale rallile sõites või igale testimisele või igale mingisugusele tiimiüritusele sõites väiksed lapsed ripuvad sul küljes, ütlevad, et issi ära mine ja nagu me seal filmis ju nägime tegelikult, Tänaku filmis, siis võib-olla tõesti see asi lõpuks kaalub selle kõik need miljonid üle, mis kuuldavasti talle pakutakse, et raske otsus nii või naa, aga vaatame, mis sellest saama hakkab. Aga meil hakkab praegu saama Türgi ralli ja sina oled ise ka seal sõitnud aastal 2010. Praegu on küll natuke teistsugune see Türgi etapp, aga mis mälestused sul sellest 9 aasta tagusest ajast on?
Mul on sellised omamoodi positiivsed mälestused, ma pean tõdema, aga see oli täiesti omamoodi etapp, sellepärast 9 aastat tagasi ma esimest korda tulingi Türki Martiniga sõitmaks esimest junior WRC etappi ja see oli selline raske katsumus, siin oli samamoodi, oli kuum ilm, ralli toimus siis ka Istanbulis ja selle peale kõik oli uus kõikidele, teed olid väga rasked ja ma pean tõdema, et see oli ka võib-olla üks mu ajaloo kõige kehvemaid etappe, sest kui ma siis ma vist täitsa jäin viimaseks, 2 päeva järjest mul juhtus autoga erinevaid tehnilisi asju ja üks päev läks pool telgpuru ja teine päev tuli vist ratas kuskile kivi otsa, mis oli siis natukene minu viga ka. Et see kõige paremat emotsiooni sellest rallist ei jäänud küll, aga kui ma edasi läksin siis järgmisele etapile, siis oli see juba väga hästi ja ma tulin teisele kohale poodiumile. Et algus oli võib-olla natukene konarlik, aga sellegi poolest oli algus ja seda tuleb ka vahel teha. Need Türgi teed on konarlikud, seda me teame ka väga hästi. Eelmisel aastal ka ju tohutult raskeks ralli osutus, täiesti unikaalne etapp selles suhtes MM-sarjas, et katkestamisi oli ikka tohutult palju, kui me viimasel ajal oleme vahepeal isegi ju näinud, et mingid rallid on olnud, kus on võib-olla ainult üks WRC auto on pidanud katkestama või 2, et siis eelmisel aastal sisuliselt enamus WRC autosid katkestas mingil ajahetkel selle ralli, mõned sõitsid küll pärast katkestamist nii-öelda järgmisel päeval edasi, aga mõned mitte. 5 autot siis vaid, WRC autot lõpetas eelmisel aastal selle ralli niimoodi, et ei pidanud ühtegi katset katkestama. Et see on ikkagi selline näitaja, mida tänapäeva rallis MM-sarjas nagu väga ei näe. Seda tõesti väga palju ei näe ja nüüd, kui see aasta tuli meil Tšiili oli nii, et esimest korda, et ootasid võib-olla natukene midagi uut ja tegelikult juhtus ka midagi natukene suuremat ja juhtus seda siis seekord Terry Newvilliga, siis arvestades seda, mis Türgis juhtus eelmine aasta, see oli ikkagi päris massiivne, et kõige hullem oli see, et Citroeni üks tehase auto, mille roolis oli Craig Green, et see ju põles täiesti maha. Ogeeril sõitis ratta endal alt ära, suutis selle ülesõidul ära parandada, võitis veel katkise nii-öelda esimese õõtsaga, mida siis oli ise parandatud kuskil tee ääres, võitis järgmise katse ja siis, kui ta läks servisesse pärast servist ja siis läks veel sõitis vastu puud, et see, mis seal juhtus, oli päris palju, aga vist mis kõige rohkem, mida sõitjad on ka siin öelnud, et mille eest tuleb kõige rohkem tähelepanu pöörata, on just need teravad kivid ja kolmnurksed kivid, et rehvid jääksid terveks, sest neid rehvi purunemisel eelmine aasta ka väga-väga palju ja eks nagu Ott ütles ka, et selle ralli üks võti on kindlasti see, et katse peal seisma ei jääks, et kui sa seisma pead jääma, et siis sa tegelikult oled nii palju kaotanud juba, et see on keeruline tulla siis võitjana nagu välja. Just, ja esimesel päeval, kui seda ajakava natuke vaadata, siis reedel algab Eesti aja järgi, siis ajatsoonid on õnneks täpselt samad Türgis ja Eestis, aga algab see esimene katse kell 8:08 juba hommikul ja kohe sellised pikad katsed, 24, 38, 16 kilomeetrit, sellist tiiru siis 2 korda läbitakse avapäeval. Oskad sa nende päevade kohta ka midagi rääkida? On need kuidagi üksteisest erinevad või on need teed täpselt samasugused kui teistel katsetel? No eelmisel tegelikult on väga-väga palju sarnast, mis eelmine aasta on. Kui ma ei eksi, siis on äkki 18 kilomeetrit on üldse uut katsekilomeetrit sellel rallil. Üks katse on eelmise aasta katse tagurpidi ja mingid ülejäänud suuri muudatusi siin tehtud ei ole. Eelmistest aastast, nii palju kui ma mäletan ka, siis need on tee iseloomul üsna sarnane aeglase tempoga, õhku liigub autos vähe, pidurid on üsna soojad ja tegelikult kogu kompott on hästi soe, mille üle kõikide asju üle peab nagu natukene muretsema või tähelepanu pöörama. Et ei saa minna nii-öelda lõpuni välja pingutama, et sa tuleksid nii-öelda, sa ei saa igat katset minna võitma, sellepärast et suure tõenäosusega sa ei võida seda rallit niimoodi ära või sa ei tule selle kiirusega lõpuni, et sa pead olema natukene targem ja leidma üles need kohad, kus sa saad pingutada rohkem ja kus sa pead olema natukene rahulikum. Ja tegelikult suur eelis sellel aastal ongi sõitjatel nagu selle ees juba, et meil on eelmise aasta videod olemas ja nad saavad aru, kus oli võib-olla natukene raskem ja kus oli kergem ja kus võidaks rohkem aega. Et üldpilt on rallil üsna sarnane eelmisel aastal ja suuri, nagu me ennevalt ütlesime, suuri muudatusi siin näha ei ole.
service park on ka samas kohas, autod on ka enam-vähem sama, sõitnud meeskondades on võib-olla natukene vahetanud, et seekord meil siis on tagasi Pontus Tiidemand, keda meil oli õnn ja rõõm näha aasta alguses Monte Carlos M-spordi tehases. See aga tähendab seda, et Elvin Evans ei ole siiani saanud rooli taha, arstidele lubanud tal veel sõita pärast seda seljavigastust, et ta veel paraneb, aga ka seda ütles M-spordi boss, et Elvin on tagasi Inglismaal oma kodurallil ja valmistub praegu selleks, et ja teisest line-upist rääkides, mis on siis hästi palju võib-olla see aasta muutunud, on Hyundai, kus siis on nad tegelikult selle kõige klassikalisema startlistiga, kus on siis Sordo, Newville eesotsas, Sordo ja Mikkelsen, nii nagu algusest peale oli. Et siin ka suurt muutust ei ole olnud ja kõikidel nendel on tegelikult väga suur chance ka siin hästi esineda, sellepärast, et eelmine aasta Padon, kes jäi sellel aastal nüüd kõrvale, tuli tegelikult ju poodiumile, lõpetas 3. Aga enne seda juhtisid rallit põhimõtteliselt need teised 2 Hyundai sõitjad, Terry, tema kukkus muidugi kiiresti ära, tal tuli amort läbi kapoti ja siis Mikkelsen hakkas mingi hetkevalt rallit juhatama, aga tema lastus refi ja kukkus ka tahapoole. Et neil juhtus ka palju ja eeldatavasti ja loodetavasti võib-olla see aasta nii palju ei juhtu. Aga see aeg näitab meile seda. Just ja kordame siis selle MM-sarja üldseisu ka vahelduseks üle, Ott Tänak 205, kindel liider, Neville Ogier jäävad siis maha vastavalt 33 ja 40 punktiga, ehk siis nende seis on ikkagi selline, et tundub, et see Türgi ralli eelmisel aastal Toyotale ei sobinud kiiruse mõttes, hoolimata sellest, et Ott Tänak ja Jari-Mati Latvala seal siis kaksikvõidu tegelikult võtsid. Neville Ogier, ma arvan, kindlasti näevad seda Türgi rallit kohana, kus seda vahet vähendama peab. Tänakut tuleb rünnata sellel rallil ja kui tulla veel selle juurde, et eelmisel aastal oli neid katkestamisi nii palju, siis mis sa arvad, kuidas see skaala liigub, et kui palju sellel igasugustel katkestamistel on seost selle nii-öelda kaitsva või säästliku sõidustiili, ma ei tea, niisugused pimeda õnne ja kõige muu juures, et kui palju üldse sa ise saad niisuguseid asju vältida, et me nägime ju tegelikult eelmisel aastal juhtus ikkagi ka selliseid asju, mida sõitjad ju otseselt võib-olla vältida ei saagi. Seal on alati pistmist natukene võib-olla õnnega ka, samas ütleb Kimi Räikkönen, et iga inimene on oma õnnesepp, et kui sa sõidad hästi aeglaselt, siis on ju väga ebatõenäoline, et auto katki läheb, et kui sa sõidad hästi kiiresti, siis võib alati rohkem juhtuda, küll aga tõesti, nagu sa mainisid, et mõnel etapil on selline juhus, et mõni kivi on pärast kurvi vale koha peale, sul ei olegi võimalik seda vältida ilma, et sul juhtuks avarii, et neid asju kunagi ette ei näe ja need on kõige hullemad ja karmimad asjad tegelikult rallis ja loodetavasti neid juhtub väga vähe. Aga sellegi poolest siin sellest aeglast tempot nii-öelda valides, sa ei saa väga aeglast tempot ka valida, sest sa pead ikkagi mingil määral sõitma, muidu sa hakkad liiga kaugele jääma. Et seal on see balansi leidmine on üsna selline keeruline, aga jällegi jõudes tagasi ja vaadates seda meistripunktide arvestust, siis tõesti Ogier ja Newville, kui nad kuskil ründama peaksid, nad peavad siin ründama, rajal nad lähevad ja tegelikult 3 esimese ekipaažina, Ott juhatab seda, Newville tuleb teisena ja Ogier tegelikult, kes on kõige kehvemas positsioonis ka meistrivõistluste arvestuses ja kus oli Saksamaal tegelikult väga teravad väljaütlemise võib-olla meeskonnale ja me arutasime ka seda, et võib-olla see oli see punkt, kus Ogier saab aru, et see tiitel hakkab natukene käest ära libisema. Et tema kindlasti peab pingutama võib-olla rohkem kui Ott ja Oti eelmise aasta taktikat võib-olla nähes, siis temal on ikkagi kõige targem ju veerida või turvaliselt lõpuni tulla, et sa ei peakski tegema ühel katsel mingit stoppi ja isegi sellest lähtudes sa võid lõpetada väga kõrgelt, aga õnnefaktor jääb alati ikkagi mängu ja loodetavasti on õnn sellest õigest sadamast. Just, täna peeti siis testikatse ka ära, esimene see publikukatse siis täna kell 8 algab, aga testikatsel Ott Tänak siis lõpuks näitas 4. aega. Kui me oleme siin sinuga vaadanud sinu asjatundliku pilgu läbi just seda esimest läbimist, siis seal ülekaalukalt isegi suhteliselt kõige kiiremat aega näitas Teemu Suninen hoopis Ford Fiestaga. Järgnesid siis Andres Mikkelsen, Chris Meek,
seal Esa-Pekka Lappi ja siis tulid juba riburada pidi siin igasugused Tänakud ja Latvalad ja Ožeed. Neville seal esimesel läbimisel midagi tal väikest juhtus, ise seda kusjuures seda testikatset ma ei vaadanud, nii et täpsemalt ei tea, aga järgmisel läbimisel suutis ta juba väga korralikku aega näidata, nii et ütleb see meile midagi, et Toyotadel jällegi seda kiirust miigilt 3. aeg samas ja lõpuks testikatsel üldse kiireim aeg, et just nagu näiteks, et Toyotadel see kiirusega nagu liiga palju probleeme ei ole. Seal liiga palju probleeme ei tundunud tõesti olevat, aga kui sa vaatad neid testikatse aegu ka, et seal tegelikult jooksis sisse päris mitmel sõitel niimoodi, et üks katses oli väga heas tempos ja siis üks läbimine oli heas tempos ja näiteks viimane läbimine oli väga kehv. Sama nagu sa tõid välja Newbillil, et esimene läbimine ta kaotas tegelikult ju ligi 10 sekundit ja teine läbimine oli jälle nagu kiiruse peal. Et see testikatse andis ka tegelikult juba väga hea pildi, et mis siin rallil on võimalik juhtuma hakkama. Et siin võib palju tegelikult juhtuda ja see nii-öelda väike lõik, riigi sisene testikatse, mis enne rallit, see andis tegelikult väga hea pildi sellele asjale. Õnneks Tänak oli suhteliselt stabiilne, et 6., 4. ja 3. koht vist läbimiste arvestuses, nii et väga hullu nagu tundus, et ei olnud, aga tahtsid veel midagi öelda? Ja ma tahtsin selle teise tähelepanuna öelda, et selle kiiruse peale, et võib-olla nad tõesti on mingi hea kiirus üles leidnud, aga Chris Meek on meil nagu tuntud selline testikatse võitja ja ta tegelikult, kui ta rada teab, ta sõidab väga kiiresti ja võib-olla talle suruti peale ka, et nagu mine pane nii palju, kui torust tuleb, kui midagi juhtub, et siis juhtub, et ära muretse, et võib-olla see oli just presenteerimiseks teistele meeskondadele, et see aasta, et kõik on okei, et me leidsime oma kiirus üles, et siis, kui esimestele katsetele minnakse, et sa pead tegema esimesed otsused ja kui sa stardid, siis sul puudub informatsioon autos, et kui kiiresti keegi teine sõidab, et siis sa pead kohe andma või kohe valima selle kiiruse ära, millega siis selle esimese katse ära sõidad ja mis ajaga sa lõpetad, sest kui sa oled ees, on alati parem kui see, et sa oled kaotanud võib-olla 30 sekundit, siis seda tagasi võidelda on väga raske. Ilmateate kohta oled midagi vaadanud, kuidas seal praegu ilm on niisugune T-särk ja lühikesed püksid või tuleb jakk peale võtta? No pigem on kuum. 33 kraadi ikkagi, natukene hakkavad temperatuurid küll jahedamaks minema, vahe ja homse kohta isegi korra kuskil mingis ilmaennustuse selles aplikatsioonis ma nägin, et lubab mingit õrna äiksetormi või mingit sellist sademeid. Eelmine aasta tegelikult oli ka neljapäev vastu reede, et tuli öösel vihma ja esimesele minnes ajal oli tegelikult nii- öelda niisken ja siis oli natukene nagu mugavam seda teed ajada. Mis see aasta teeb, hetkel tundub, et kui see vihm peaks tulema, siis ta on keset rallit, aga kas see informatsioon praegu ka veel niisugune on, siis ei julgegi selle kohta nii-öelda 100% tõde öelda. Ühesõnaga, mingi võimalus on, et hakkab sadama. Igatahes veel huvitavamaks see asja muudaks. Igatahes Ott Tänak läheb esimesena homme siis rajale ja läheme siit sujuvalt ette või edasi siis Facebooki Betsafe'i koefitsientide juurde. Ei tea isegi, mis seal Facebookis olema peaks, aga Betsafe'is Facebooki koefitsiendid. Jah, Facebooki Betsafe'i koefitsiendid siis Ott Tänak rallivõit 2,65, ikkagi favoriit, hoolimata sellest, et Toyota eelmise aasta seal Türgis kiirust ei näidanud, järgnevad siis Neville 3,80 ja Ožee 4,20. Minule isegi sellest seltskonnast tundub see Neville'i 3,80 kõige sellisema isegi mahlakamana. See on tõesti ma arvan, kõige parem pakkumine, sest Neville'il temal on vaja ka seda tiitlit üleval ja õhus hoida ja tegelikult need 25 punkti saada on ikkagi oleks kõige parem, olenemata sellele, kes tahab meistriks lõpuks tulla. Ja see vahe esimese ja teise koha vahel on see, miks see esimene koht veel eriti magus on, et see vahe on 7 punkti, et see on tegelikult 7 punkti võrra, sa suudad vahe vähendada isegi, kui Ott on nii-öelda nagu teisel kohal. See on tõesti väga selline huvitav. Just, ja Ott Tänak ja Thierry Neuville selline head-to-head inglise keeles mehe vastu heitlus. Tänak, kumb saavutab kõrgema koha, Tänak 1,60, Neuville 2,22, et kes võib-olla Neuville'i ralli võitu ennast ei usu, siis seal on ka päris Tänaku poole kaldunud koefitsiendid, ehk siis väärtust võib sealt Neuville'i poolt
mingisugust leida, aga tegelikult üks asi, mis mulle veel silma jäi, top 3 koefitsiendid, Teemu Suninen 8 lausa, esikolmikusse jõudmine, arvestades seda, et ta ka siin selle testikatse ka võitis, siis võib-olla kiirus tal nagu võiks olla. Ja Teemu on siin viimastel aegadel näidanud väga head kiirust üleüldiselt. Okei, Soomes koduetapil ta oli natukene kuidagi liinist lahti, aga sellistel aeglasematel etappidel on ta väga hea toogu näidanud ja seal võib isegi sellest nii-öelda tal on esimeseks päevaks väga hea stardipositsioon ka, et rada on puhas ja tagantpoolt tulles on natukene eelis ja ütleme, et kui ta ilusa vahe endale ära kasvatab, siis see võib olla täitsa tõsi. Oota, aga kiirusest Türgis, nagu eelmine aasta nägime, ainult ei piisa, seal tuleb ka olla tark ja säästlik, nii et tuleb seda kõike kokku panna, et Türgis edukas olla. Aga läheme siit Betsafe'i rubriigi juurest edasi meie kuulaja küsimuste rubriigi juurde ja võtame siin seekord ühe küsimuse vahepeale, mis meil on siin tulnud. Küsib siis Anders, küsib selle kohta, et ta on kuulnud, et Eestis rallisõitjatel on natuke teistmoodi see juhilubade tegemine noorena, et saab midagi varem kätte. Karl, kuidas sinul juhilubade tegemine käis ja kuidas see Eestis rallisõitjatel üldse korraldatud on? Seal on selline väike reeglik, et kui sul on vaja minna välismaale sõitma, MM-i või siis mingit suurt sarja, see oligi see, mida mina tegin siis, kui ma olin 17-aastane, et juhiload, tavalised juhiload nagu iga teinegi, me saame teha need 16-aastase load, aga see tingib seda, et sul peab olema täisealine inimene kõrval. Siis see Autospordi liidu paberiga meile anti võimalus teha see plastikkaart ka, mis andis meile õiguse siis sõita nendes koos kõrvalistujaga või täisealise inimesega autos, samal tingimustel nagu Eestis, aga see oli riikide põhiliselt ka niimoodi määratud, et millises riigis oli kindlustusseadus vastavalt. Ja kui jõudes tagasi siis lubade juurde, kui sa selle paberi said Autospordi liidust, siis sa tegid need taotlused autoregistri keskuses ja asjas ja siis läks täpselt samamoodi lubade tegemine, nagu sa teeksid 18-aastase lube, lihtsalt, et need autosportlased, kellel on vaja välismaal lube näidata, kes vormelisarjades või autosarjades, et siis on võimalik, et alustada seda karjääri nii-öelda aasta varem. Aga ütleme, Eesti mõttes sa said siis täisload kätte juba 17-aastaselt või ikkagi siis, kui sa 18 saad, siis sa toostsid üksi, ütleme, tänavaautoga sõita Eestis? Täisload sa saad ikkagi, kui sa 18 oled. Kindlustusseadus ei võimaldanud sul sõita, sellepärast, et sul puudus autos nii-öelda vastutav isik. Seda nagu ei tohi teha. Okei. Ja nagu sa ütlesid, lube pidid tegema nagu iga teine, ehk siis oskasid autoga ilmselt olid juba lapsest peale sõitnud, aga pidid ikka autokoolist nii-öelda nullist alustama või kuidas see käis? Ikka. Kõik asjad pidin ma tegema täpselt samamoodi, kõik autokooli tunnid, kõik eksamid, kõik sõidutunnid ja mul oli väga vahva sõiduõpetaja selles mõttes, et me istusime koos Honda Jazzi, oli minu meelest auto, siuke pruunikas, hall, vanem mudel, võtsid rahulikult veidi õppe sellest ära ja siis istusid autosse ja ta sai väga kiiresti aru, et ma oskan sõita ja võib-olla nii-öelda ma rääkisin ka sellest kiiresti ära, et ma olen siukse asjaga ma tegelen, enam-vähem ma rooli oskan keerata. Ja siis, kuna ma Tallinnast olin nii-öelda võib-olla kindlad marsruute ainult sõitnud, kas ta käib koolis või trennis, siis autokooli õpetaja õpetas mulle Tallinnast. Õpetas erinevaid teid, halburistmikke ja sellised asju. See oli väga tore minu meelest. Ja siis iga päev, kui ma istusin autosse, siis küsisid, et kas sa seal oled käinud? Mõtlesin, et ei ole, aga lähme uudistame siis natukene. Ja siis õppisid jälle uue sektsiooni linnast selliks, et väga, väga kasulik tegema. Eksamil võttis külgboks jala värisema ka või tuli see nii-öelda hoo pealt? Parkimine võtab alati jala värisema. Eksamiteni, kõik eksamid võtavad alati jala värisema. Aga ei, tuli nii-öelda inglise keeles flying colors, ei olnud üldse küsimus. Mõlemal pool oli täpselt 20 senti. 30 on vist lubatud. 20 on lubatud, seda ma tean. Linna sees, jah? Siis oli 10. Siis oli 10. Mul oli ilus. Mul oli väga kena parkimine, seda on mäletan. Ma üks muretasin ikka. No võt nii. Ja harjutasin enne, aga tehtud sai. Jah, ootame teistelt rallisõitjatelt ka huvitavaid lugusid autokoolist ja sõidueksamilt. Meie siit, aga selle saate
Sellel saatel tõmbame joone alla. Tuletame siis meelde, et täna õhtul juba publiku katse kell 8 ja homme siis hommikul kell 8 algab juba reedene päev Türgi rallil, nii et püsige ikka Delfi spordilainel, lugege otse blogi ja homme õhtul siis juba kohtume uuesti, et neid juba natuke võistlusemaid muljeid jagada. Ja minu poolt ka tänud kuulamast, vabandan nende tehniliste viperuste pärast siis ja eks ma lähen uudistan ja uurin ringi ja kuulan maad, mis siin räägitakse, et saan ka midagi uut ja põnevat siin edasi rääkida. Nii et minu poolt ka head kohtumiseni. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.